Hei, vaata, vaata! Jaa! Ma ostan need koordinaadid. Ja, au! Siin on säde. Jah, see töötab. See on veel üks tõend, et see on päris politseiauto. Okei, meil pole palju aega. Tere, mu kallid vaatajad ja mu pere tellijad. Minu nimi on Lav ja ma servisin oksjonit. Jah, oksjon, kus saab osta vana, hüljatud või kummalise sõiduki. Vaatame siis lähemalt. Jah, siin on palju erinevaid huvitavaid autosid, aga mind huvitab eriti just see üks. See on kummaline auto. See on odav ja vana. Ja jah, siin on kirjas, et see on hüljatud. Aga kutid, see on maastikuauto ja sellel on nelikvedu. See on lahe ja äge. Ja ma arvan, et me võiksime proovida selle üles leida, nii et ma ostan need koordinaadid. Ja siin on kaart. Jah, ma arvan, et me saame neid koordinaate järgida ja vaadata, mis meil on. Ja võib-olla leiame täna midagi tõeliselt huvitavat. Lähme. Nii et see saab olema väike seiklus. Ma arvan, ma loodan seda. See saab olema tõesti väike. Sest kui me vaatame kaarti, navigaatorit, siis me oleme nii lähedal sellele maastikuautole, mida me otsime. Hei, kutid, mul on teile üks ülesanne. Mul on iPhone 16 ja siin on pilt Krakenist. Ja siin on midagi kirjutatud kummalises keeles. Amat Victoria Kuram. Kirjutage kommentaaridesse, mida see tähendab. Ja kui te ära armate, panen teie kommentaarile südame. Okei, lähme edasi. Meie praegune ülesanne on leida maha jäetud maastikuauto. Vaata, kui palju lund siin on. Ja, see on hullumeelne. Nendes tingimustes peame me selle välja läbi otsima ja auto üles leidma. Lähme edasi. Hei, tere kutid! Siin on lumejäljed. Ja need lumejäljed näevad välja nagu rattajäljed, eks? See peaks olema ratas, rehv, midagi sellist. Ma arvan, et me peame neid jälgi järgima, sest see on ainus märk, mida ma näen. Lähme siis alla ja siis üles. Lähme, see on hullumeelne. See võib tegelikult natuke ohtlik olla. Ole ettevaatlik. Ja. Hei! Hei, vaata, see on seal, auto juures, Vikkel, issand, mis see on? See näeb lahe välja. Lähme, issand, see asi näeb tõesti maha jäetud välja. Lähme lähemale. Sealpool on mets ja siin on põld. Ja nii palju lund on. See on veel üks märk sellest, et see auto on juba ammu hüljatud. Vau, kutid, vaadake lähemalt. See on politseiauto. Sellel on sinituli katusel. See on hullumeelne. Nii palju lund igal pool. Vau, vaata! See on täiesti lumega kaetud. See on täielikult jää all kinni. Jah, see on hullumeelne. Nii palju mustust ja nii palju roostet igal pool. Vau, lume all on midagi kirjutatud. Vaata! Ma ei tunne neid tähti. See on C, aga teisi tähti ma ei tea. Kui sa tead, siis kirjuta kommentaaridesse, mida see võiks tähendada. Kirjuta oma arvamus. Vaata, numbrimärk. Vaata, see numbrimärk näeb nii imelik välja, eks? See on huvitav. Ja tuli on nagu katki, eriti siit poolt. Vaata, see on jube. See on imelik. Tule lähemale, mu sõber. Vaata, see on täiesti mustusega kaetud. Ma näen, mis seal sees on. Issand, siin on igal pool nii palju tolmu. See on lahe. Vaata, siin on veel tähti. Ma ei tea. See on M, N. Ma ei tea, N, R. Mul pole aimugi, mis tähed need on. Okei, avame selle ja vaatame, kas me saame sellest autost midagi huvitavat kätte. Ja võib-olla saame selle sõiduki tööle panna ja sõitma. Ma tõin mõned tööriistad ja tarvikud oma tööriistakotis kaasa, nii et vaatame, kas me saame sõiduki käima. Muidugi, see on blokeeritud, aga see pole üldse probleem, sest see on karburaatoriga klassika.
vana auto, millel pole turvasüsteeme ega muid asju. Nii et ma arvan, et ainus asi, mida mul nüüd vaja on nuga. 28 noahaava. Jah, okei. Jah, see töötas. Vau, see on hullumeelne. Lihtsalt vaadake, kutid. Okei, vaatame, mis sees on. Vau, kutid, lihtsalt vaadake. Selle sõiduki seisukord on kohutav. Vaadake, see on täiesti mustusega kaetud. Tolm on igal pool. Issand, see on nii must. Ja vaadake, kutid, vaadake. Vaadake, mida ma siit leidsin. Issand. Vana roostes käerauad. See on hullumeelne. See on vinge. Tegelikult näete, et see on politseiauto X. Ja sellel on ainult 2 ust. Nii et esimene uks ja teine uks, aga rohkem uksi polegi. See on tehtud vangide jaoks. Sa oled arestis ja sind transporditakse siin tagaistmel ilma võimaluseta autost lahkuda, sest ust pole. Vaata ka, mida ma siin nägin. See on väga kummaline kepp. Ma ei tea, milleks see asi on. Ütle, mis sina arvad? Põhimõtteliselt on see lihtsalt valge ja must kepp. Mind huvitab, kas ma saan selle sõiduki käima saada ja sellega sõita. Aga kõigepealt vaatame, mis meil siin veel on. See on vist politseivorm. Ja samuti on siin politseirelv. Igal pool on nii palju tolmu ja ma leidsin ka politseimütsi. Samuti täiesti mustusega kaetud. Olgu, kogume kõik need esemed kokku ja vaatame auto kapotti, aga kõigepealt peame selle avama. Avamishoob peab kuskil seal olema, vähemalt ma arvan nii, ja ma ei tea, kus see on. Jah, leidsin selle. Nüüd on auto kapott avatud. Vaatame, mis meil siin on. See on kena müts, olgu. Nii, et me saame selle pähe panna. Nii, hea. Nüüd olen ma politseinik. Igal pool on nii palju tolmu. See on lahe, see on äge. Selle sõidukiga olen ma politseinik. Ma saan selle metsa uueks šerifiks. Okei, vaatame auto kapotti. Tule siia. Okei, ava see lahti. Ja, nagu näed, on igal pool palju lund. Nagu ma sulle ütlesin, see on vana karburaatoriga sõiduk. See siin on karburaator. See võib tähendada, et ma saan selle korda teha. Ma saan selle auto tööle panna ja sõitma. Aga siin on üks väike probleem. Vaata siia. Siin peaks olema aku. Kui akut pole, ei saa me autot käivitada. Aga see pole probleem, sest ma võtsin oma seljakoti kaasa. Lähme! See pole esimene kord, kui ma ostan juhusliku sõiduki, mahajäetud sõiduki. Võid seda vihjet kasutada, et vaadata mu varasemaid videoid, kus ma leidsin väga huvitav auto. Seega kannan ma alati akusid, varuakusid oma seljakotis kaasas. See asi on täiesti laetud. Ainus asi, mida meil vaja on aku paigaldamine ja mootori käivitamine. Nii et eemaldame mustuse. See aku pluss tähendab punast. Punane läheb siia ja miinus tähendab negatiivset. Ja see läheb siia. Tegelikult ma nägin võtit. Proovime seda sõidukit käivitada, sest kes teab, äkki töötab. Lähme sisse. Vaata, tule siia. Vaata, võtmed. See on kohe siin. Ja veel huvitavam asi, siin on silt, siia on midagi kirjutatud, sest see on politsei teenistusauto. Teenistusvõtmed on alati sildistatud. Aga mingil põhjusel on võti siin katki ja see on natuke kummaline. Aga teine võti sobib. Vaatame, kas me saame midagi teha. Okei. Jah, kas sul on jah? Jaa. See on suurepärane. Mootor ei ole kinni kiilunud. Nii et me saame seda kasutada käivitamiseks ja sõitmiseks. Vaatame, kas meil on säde olemas.
mootor pöörleb. nüüd me kuidagi parandame selle ja käivitame mootori. kõigepealt peame kontrollima, kas säde on olemas. ja nagu tavaliselt, ainus asi, mida mul vaja läheb, on see ja nuga. vaatame siis üle, kas sa teadsid, et saad seda kasutada nende vanade karburaatoriautode puhul? võid kasutada nuga või kruvikeerajat, et starteri klemme omavahel ühendada ja siis saad hakata starterit ise käivitama. see on natuke keeruline, aga sa saad sellega hakkama. kuidagi ikka, okei? jah. see ongi kõik. nii et sa lihtsalt vajad seda. nii et sa lihtsalt pead ühendama elektriühendused. nii et siit saan ma sädet kontrollida, eks? nagu me juba teame, töötab elekter sellel mahajäetud sõidukil. vaatame, kas säde on olemas. võtame selle asja lahti. okei, ja kontrollime sädet. see on võimalus kontrollida, kas säde on olemas. meil on siit natuke rauda vaja. paneme selle niimoodi. ja siis kasutame nuga. see ei ole nuga. see on nuga mootori pööramiseks. olgu, teeme ära. Au! siin on säde. ma ei tea, kas sa nägid seda, aga mina tundsin seda. siin on päris tugev säde. okei, lihtsalt üks kontroll veel. just selleks, et sina seda sädet näeksid. okei? jah, kas sa näed seda? jah, säde on just seal. see on igal pool ja see on päris tugev. nii et kui meil on elekter ja meil on säde, siis on ainult üks asi veel puudu. kütus. paneme kõik tagasi ja parandame kütusesüsteemi. nii et järgmiseks toiminguks on meil vaja veel tööriistu ja loomulikult kütusekanistrit. ma kannan alati endaga kaasas umbes pool liitrit bensiini. nii et asi on selles. tule lähemale. see on kütusepump. see siin ongi kütusepump. aga ma ei tea, kas kõik töötab korralikult. nii et kütusepump viib kütuse siit sinna, otse karburaatorisse, nende torude kaudu. ma ei tea. mul pole aimugi, kas see veel töötab. seega vahetan kogu kütusesüsteemi välja omaenda kütusesüsteemi vastu. see on üsna lihtne. selleks on sul vaja ainult ühte kruvikeerajat. okei, sa pead lihtsalt vana kütusesüsteemi niimoodi lahti ühendama. siis pead tegema augu uude kütusesüsteemi, näiteks niimoodi. jah, üsna lihtne. ja siis paned vana kütusesüsteemi uue kütusesüsteemi sisse. see on natuke ohtlik, pean ütlema, sest kõik võib põlema minna. aga ära muretse, ma olen professionaal. sa pead lihtsalt selle siia panema, jah, täpselt siia. jah, see töötab. nii, nüüd on meil siin pudelis natuke kütust sees. kütus läheb selle kaabliga siit kütusepumba sisse ja siis pärast kütusepumpa läheb see otse karburaatorisse. nii et nüüd proovime selle ära. ma kasutan jälle nuga, et starterit pöörata. okei, jah, just nii. veel, natuke veel. tule nüüd. ja, see töötab. jah, see töötab, aga kutid, meil ei ole palju aega. mul on ainult pool liitrit kütust, nii et peame kõik kokku koguma. me peame nii kiiresti kui võimalik autosse istuma ja siit piirkonnast lahkuma nii kiiresti kui võimalik. Lähme, see on hullumeelne, see on täiuslik, see on täiesti hullumeelne. nii et operaator, lähme siit minema, okei. Vau, vaata, mida ma siit leidsin. vaata, siin on püstol. issand, kui ma ei eksi, siis see on Beretta. see püstol on nimega Beretta. politseinik kasutab seda püstolit. nii et kui ma eksin, siis kirjuta oma arvamus kommentaaridesse. issand, me leidsime siit kohe püstoli. see on hullumeelne. see on veel üks tõend, et see on päris politseiauto. nii et me oleme peaaegu valmis. mees, mis toimub? see asi töötab ja vaata, mida ma veel siit leidsin.
see on viis, kuidas seda sisse ja välja lülitada. Vaata, siin on nupud ja sa saad neid vajutada. Issand! See on nii vali. Lõpuks vaatame, kas see töötab. See töötab. Tere, mu kallid vaatajad ja tellija pere. Kui sa ikka veel vaatad mu videot, siis telli kohe. See on väga tähtis, sõbrad. See on nii tähtis. Kui sa oled juba tellinud, siis ära unusta märguandeid sisse lülitada. Lülita märguanded sisse. Vajuta lihtsalt kellanuppu. See on väga oluline, et näha minu tulevasi videoid. Okei, meil pole palju aega. Lähme siit piirkonnast minema. Okei. Proovime edasi liikuda. Nii. Jaa! Üles! Nii et ma arvan, et nüüd ma sain aru, miks see auto maha jäeti. Esiteks vaata, kui palju suitsu see auto tekitab. See tähendab, et mootor on halvas seisukorras. Ja teine halb asi on see, et meie auto on kinni jäänud. Mul on alati kaasas palju erinevaid tööriistu, aga labidat mul ei ole. Ei. Oh jumal. Okei, proovime mootori veel kord käivitada, eemandame kogu lume ja ehk proovime siit piirkonnast lahkuda. Okei, me käivitasime auto uuesti. Proovime nüüd siit piirkonnast lahkuda. Ikka ei liigu. Ma arvan, et peame kogu lume eemaldama. Tule nüüd! Jah, see töötab. Jätka samamoodi. Ma tahan kogu selle lume purustada. Tule! Jaa! Tule! Me olime peaaegu hakkama saanud. Tule! Me teeme seda ikka veel. Kõikjal on nii palju suitsu. Olgu, muus politseiauto ei tööta jälle. Vaatame, mis seal toimub. Ma arvan, et mingi elektriprobleem on ikka veel. Vaata siia, juhtmed sulavad. See pole hea. Proovime seda kuidagi parandada. Olgu, ma pean mõned juhtmed ümber tõstma. Sa pead sinna vaatama, eks, et näha, mis toimub. Vaata sinna. See asi ei peaks niimoodi töötama, ma arvan. See tähendab, jah, ma arvan, starteri sees on tuli. See pole hea. Üldse mitte hea. Okei, ma arvan, et see võib olla veel üks põhjus, miks see politseiauto siin hüljatud on. Aga kutid, mulle meeldib see auto. See auto on tõesti maastikuauto, sest kõik rattad pöörlesid. See on väga ainulaadne auto. Muide, kui sa tead selle nime, siis kirjuta julgelt kommentaaridesse ja ütle mulle, mis selle auto nimi on. Siia on midagi kirjutatud. Nordman. Tore, see on hea. Nii et kutid, ma ei taha seda autot siia jätta. Ma pean selle endaga kaasa võtma. Ma viin selle oma baasi ja parandan ära, sest mulle see väga meeldib. Ja ma tahan selle autoga teha professionaalset maastikusõitu lumes või metsas. Kui sulle see idee meeldib, siis telli julgelt kanal ja vajuta kellanuppu, et sa ei jääks ühestki minu teavitusest ilma. Ja loomulikult kirjuta oma arvamus selle kohta kommentaaridesse. Nii et nüüd pean ma oma auto ära liigutama või võib-olla pean ma abi kutsuma, sest praegu see ei liigu.
seda autot pole võimalik käivitada ega sõita, sest starter on läbi põlenud. See pole hea. Nii et kutid, aitäh vaatamast! Küll ma selle välja mõtlen. Kuidagi ma saan selle välja mõelda. Minu nimi on Laav. Ärge unustage tellida. Nägemist!